Join, kuidas sul? Hästi läheb üldiselt, aga ei saa öelda, et probleeme poleks. Jah, mis ma rääks? Esiteks, kõht on juba tühi. Teiseks, tööd on nii palju, et ma pole oma peregi näinud. Ja kolmandaks, keskkond aga pekkis. Ilmselt taipad isegi, et need on 3 väga erinevat probleemi. Tühi kõht on kergesti lahendatav. Piisab sellest, kui palun kaameramehel pitsat tellida ja selle siis ära söön. Seda probleemi võib nimetada lihtsaks probleemiks. Kuhjunud töökohustused ja vähene suhtlus sõpradega on juba keerulisem probleem. Siin on vaja lahendusi leides arvestada inimeste tunnetega, seada prioriteete, teha keerulisemaid valikuid. Siin ei ole ühte ideaalset lahendust, aga on palju võimalusi, kuidas ajapuudusest välja rabeleda ja sõpradega suhtlust taastada. Seda probleemi võib nimetada kompleksseks probleemiks. Nüüd minu 3. mure. Keskkonnaga on asjad väga halvasti. Võiks ju ka selle ära lahendada nagu 2 esimestki. Aga kust peale hakata? Mis see päris probleem üldse on? Mida ma teha saan? Hea küll, sorteerin kodus prügi. Mis veel? Tarbin vähem ja eelistan kohalikku kraami. Ei lenda enam lennukiga? Kas jätan kooli lõpuekskursioonile minemata? Kas lõpetan lihasöömise? Kas see lahendab probleemi? Liigiline mitmekesisus väheneb ju ikka edasi. Mitmel miljonil inimesel ei ole ligipääsu puhtale joogiveele. Muldade viljakus langeb, merevees on üha rohkem mikroplasti ja ravimite jääke. Kas ma üldse saan midagi teha? Ja kuidas saada kõik inimesed teisiti tegutsema? Seda sorti küsimusi, kus probleemi määratlemine on raskemgi kui lahenduste pakkumine, nimetatakse nurjatuteks probleemideks. Neil probleemidel puudub üks ja üheselt mõistetav lahendus. Tänasest videost saadki teada, mille poolest erinevad nurjatud probleemid kõigist teistest ja kuidas saad sina neid probleeme lahendada. Aga kõigepealt veel kord nurjatu probleemi olemusest. Nurjatuid probleeme on keeruline või suisa võimatu lõpuni lahendada. Nurjatud probleemid puudutavad alati mitut erinevate huvide või vajadustega osapoolt. Iga võimalik nurjatu probleemi lahendus on poolik või toob kaasa endaga uusi probleeme. Nurjatutel probleemidel ei ole ühte selget põhjust ja taustatingimused on pidevas muutumises. Ka need probleemid on ise pidevas muutumises. Iga nurjatu probleem on unikaalne ja on võimatu välja töötada ühtset nurjatute probleemide lahendusstrateegiat või meetodit. Vaatame mõningaid näiteid. Tüüpiliseks nurjatu probleemi näiteks ongi kliima soojenemine. Seal on ulatuslikud tagajärjed keskkonnale ja majandusele. Äärmuslikud ilmastikuolud sagenevad. Muldade viljakus langeb. Inimesed on sunnitud rändama. Joogivee ja kvaliteetse toidu kättesaadavus väheneb. Kasvab relvastatud konfliktide oht. Osa inimesi ei mõjutatud otseselt, teised kaudselt. Ja me justkui teame, mida soojenemise peatamiseks teha. Tehased seisma, lennu- ja autoliiklus peatada. Aga igal võimalikul lahendusel on oluline mõju meie töökohtadele, toidu kättesaadavusele, kogu meie senisele elukorraldusele. Ükski partei ei võida valimisi loosungiga toetame majanduslangust. Teiseks ja kliimamuutustega seotud nurjatuks probleemiks on vaesus. Selle vastu on süsteemselt võideldud aastakümneid, aga kiiret lahendust pole leitud. Esiteks on vaesus korraga teiste sotsiaalsete probleemide põhjus ja tagajärg. Vaesusega kaasneb halvem ligipääs tervisehoiusüsteemile. Kehv tervis omakorda soosib vaesust. Vaesus takistab hea hariduse saamist ja hea hariduseta on raskem vaesusest välja rabeleda. Teiseks on vaesust keeruline defineeridagi. See, mis on vaesus meie jaoks, on mõnes teises maailma piirkonnas rikkus. Kolmandaks kaasneb vaesuse vähenemisega paradoksaalselt suurem keskkonna jalajälg. Jõukamad inimesed tarbivad rohkem, reisivad rohkem, elavad suuremal elamispinnal ja nii edasi. Nurjatuid probleeme meie ümber veel palju. Ja oled ilmselt juba mõistnud, et ühed nurjatud probleemid põhjustavad teisi nurjatuid probleeme. Ja tihti on võimatu öelda, mis on juurpõhjuseks ja mis tagajärjeks. Igal juhul on nurjatud probleemid alati seotud mitmete omavahel põimunud teemadega. Näiteks on kliimamuutustel seos nii energiakasutuse, tööstuse, transpordi, tarbimisharjumuste, meie poliitiliste valikute kui ka julgeolekuga. Ja seetõttu toob nurjatutele probleemidele lahenduste otsimine alati kokku eri valdkondade inimesed. Näiteks kliima soojenemisega ei saa võidelda ilma matemaatikute, füüsikute, psühholoogide, sotsioloogide, programmeerijate või poliitikuteta. Nurjatute probleemide lahendamine nõuab alati süvenemist, valdkondade omavahelist koostööd ja leppimist sellega, et lõpuni probleeme ära lahendada ei saa.
Kui sa nüüd seda kõike kuulad, siis võib tunduda, et maailm on üks ebaõiglane koht ja keegi jääb igal juhul kannatajaks. On oluline teadvustada, et kuigi need probleemid tunduvad nii keerulised väljakutsed olevat, et tekib küsimus, mida mina teha saan, see rong on ju läinud. Mure on selles, et neid probleeme ei lahenda meie eest keegi teine ära ja nendega tegelemata jätmine on kõige kehvem ja jubedamate tagajärgedega valik. Aga mida saad sina siis teha? Mida meie teha saame? Kõige olulisem, õpi nurjatud probleeme tundma. Loe raamatuid, artikleid, vaata dokumentaalfilme, kuula taskuhäälinguid, püüa alati hinnata allikate usaldusväärsust. Püüa aru saada, mis on parim võimalik teaduslik teadmine, milles on suurem osa teadlasi ühisel meelel. Püüa mõista probleemide eri perspektiive. Ära arva, et oled kõike mõistnud. Püüa säilitada õppiv ja avatud hoiak. Anneta oma aega või raha. Mõtle läbi, kus saad panustada vabatahtliku tööga. Leia üles sind huvitava teemaga süvitsi tegelevad organisatsioonid, osale keskkonnakaitseprojektides, toidu jagamise algatustes või tee sõprade ja pere hulgas teavitustööd. Mõtle läbi, missuguseid väikeseid muudatusi saad sa teha oma harjumustes. Palju väikeseid samme kokku omab suurt mõju ja iga väike samm võib mõjutada kedagi teist oma harjumusi muutma. Vaesuse vähendamiseks saad eelistada õiglase kaubanduse märgisega tooteid. Keskkonnaprobleemidega võitlemiseks saad süüa vähem liha ja rohkem kohalikku kraami. Saad lihtsalt vähem osta, ebavajalikud lennureisid tegemata jätta, auto asemel jalgratta või ühistranspordiga kooli tulla. Mõtle läbi, mida saad sa teha oma kogukonnas. Suured asjad sünnivad koos. Kas sinu korteriühistu vajaks paremat prügisorteerimise süsteemi? Kas sa saad korraldada oma kogukonnas heategevuslaada? Osale poliitikas. Püüa mõista, mis on erinevate poliitiliste jõudude programmides, kuidas poliitikakujundajad nurjatud probleeme mõistavad, suhtle poliitikutega ja räägi neile, mida sa mõtled. Kui tahad, võid osaleda ka meeleavaldustel või korraldada ise kampaaniaid. Püüa mõista, missuguseid süsteemseid otsuseid on vaja ja tööta nende nimel. Leia viis, kuidas saaksid oma karjääri ja hobide kaudu nurjatute probleemide lahendamisse panustada. Need väljakutsed vajavad eri valdkondade koostööd ja näiteks kliima soojenemise või vaesuse lahendamisele on võimalik kaasa aidata nii õpetaja, programmeerija, ettevõtja, näitleja kui ka psühholoogina. Teeme nüüd eelnevast kokkuvõtte. Nurjatud probleemid on raskesti määratletavad ja pidevas muutumises. Nurjatutel probleemidel ei ole tavaliselt ühtle kindlat põhjust ja ühed nurjatud probleemid põhjustavad järgmisi. Nurjatutel probleemidel ei ole lihtsaid ja kõigile sobivaid lahendusi, kuid me ei saa neid ka lahendamata jätta. Nurjatute probleemide lahendamiseks on oluline alustada nende sügavast tundmaõppimisest. Me kõik saame nurjatuid probleeme lahendada nii isiklike harjumuste, oma karjääri, kogukonnatöö kui ka poliitikas osalemise kaudu.